Buckinghami pale väidab, et neil ei ole prints Harry jaoks ühtegi tuba. Jah, neil on toad otsas. Harry üritab Inglismaale tulla. Ta pidi tulema koos oma naise Meghan Markle ja nende lastega, kuid ilmselt kuninglik perekond keeldus neile turvateenust pakkumast, nii et naine ja lapsed ei saanud tulla. Aga nüüd, kui Harry on Inglismaal, öeldakse talle, et vabandust, meil ei ole ruumi. Jah, meie tohutus palees ei ole sinu jaoks enam ühtegi tuba. Nagu me tõesti seda usuksime, see on naeruväärne. Lähme nüüd asja tuumani ja vaatame, mis tegelikult toimub. See on siis prints Harry. Tal on ära öeldud, Buckinghami palee eitab nüüd väiteid, et prints Harry jääb sinna. Harry meeskond ütles, et ta võttis pakkumise nädalavahetusel vastu, kuid palee väidab, et ta jäi tähtajast ilma. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui pereliige tahab koju tulla, ei tohiks olla mingit tähtaega. Ja ma ütlen sulle nii palju. Ma tunnen, et Buckinghami palees on piisavalt koristuspersonali, et isegi kui sa tõesti jäid tähtajast ilma, suudaksid nad ilmselt ikka toa korda teha, aga võib-olla tõesti polegi ühtegi vaba tuba. Võib-olla on Buckinghami palee nii väikeseks kahanenud, et seal pole enam ühtegi vaba tuba, mitte ühele ainsale mehele. Ei. Harry pressi esindaja ütleb, et pakkumine võeti hiljem tagasi, viidates kohtuotsusele Daily Maili väljaandja vastu, mida palee nüüd eitab. Issand. See lahkarvamus on lisanud enne tema Ühendkuningriigi reisi ja võimalikku kohtumist kuningas Charlesiga uut pinget. Need kaks on ilmselgelt nagu kaks tilka vett, hoolimata sellest, et paljud inimesed arvavad, et Harry ei pruugi tegelikult olla kuningas Charlesi laps, aga see on teema mõneks teiseks korraks. Aga lähme selle draama juurde sügavamalt, sest see on ilmselgelt nii huvitav. Tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira K. Me astume vastu hullusele. Ja ma tõesti arvan, et üks kõige hullumeelsemaid asju on see, et palee valetab rahvale ja arvab, et me ei suuda seda märgata. Te panete meid tõesti uskuma, et teil pole printsile magamistuba, kus ta võiks ööbida. Jumala eest, mõelge midagi paremat välja, ma ei tea. Prints Harry on nakatunud ebolasse ja me kardame, et see teeb kuningas Charlesi haigeks. See on parem vabandus, kui te minult küsite, kui see, et meil pole magamistube või me jäime tähtajast ilma. Võiks arvata, et neil inimestel on parem PR, aga tundub, et nad on jäänud kinni 1700-ndatesse, kus nad said rahvale valetada ja keegi ei saanud aru, tead küll. Olgu rohkem detaile. Kus prints Harry peatub ja keda ta kaasa toob. Harryle pakuti tuba Buckinghami palees, kuid täna hommikul teatas BBC, et ta ei vastanud õigel ajal ja pakkumine pole enam saadaval. See on tema plaanidele sel nädalal juba teine tagasilöök. Alguses kavatses ta tuua siia Meghani ja nende lapsed esimest korda 4 aasta jooksul. Kuid Briti meediateatel ei tee ta seda enam, sest tema taotlus relvastatud politseikaitseks, mille eest maksaks Briti maksumaksja, lükati tagasi. Harry eraturvatiim kaalub BBC andmetel siiski veel erinevaid võimalusi, nii et pere taaskohtumine võib siiski toimuda. Pole teada, kas ta kohtub oma venna prints Williamiga. Kuid eile avaldasid William ja Walesi printsess need armsad fotod, kus printsess Charlotte ning printsed George ja Louis toetavad oma ema, kui ta eelmisel nädalal lõpetas Three Peaks Challenge'i. Kate roonis koos oma venna Jamesiga Šotimaa, Inglismaa ja Walesi kõrgeimatele mägedele. James ütles, et nad rääkisid sellest juba siis, kui Kate oli haiglas ja sai vähiravi. Muide, mulle lihtsalt meeldib, kui kuningliku perekonna liige teeb tavalisi asju. Ma arvan, et see on alati väga lahe ja see on osa, millest me tihti ilma jääme. Aga see draama. Prince Harry palve saada Suurbritannia politsei turvamist oma lähiajal toimuva visiidi ajal lükati väidetavalt tagasi. Mida teie sellest arvate? Kas te arvate, et maksumaksjad peaksid maksma nende kuningliku perekonna liikmete turvateenuste eest? Ma ei tea, mul on tunne, et see kõik nagu kuidagi tuleb nüüd kokku. Mind ei üllataks, kui Meghanil tegelikult polekski huvi tulla. Mul on sulle tõeliselt lahe tasuta võimalus, kui sa oled tehisintellekti pärast sama ärevil nagu mina. Sest kui sa kasutad seda ikka veel nagu Google'it, siis peaksid sellest teadma. Claude ei ole vestlusrobot. See on viis, kuidas inimesed ehitavad interneti tulevikku, automatiseerivad terve nädala töö ja lõpetavad projekte, mille jaoks varem oli vaja tervet meeskonda vaid mõne tunniga. Ma tean, et selle õppimine muudab mu elu ja et ma võiksin saada eksperdiks ka ilma eelneva kogemuseta, aga see on hirmutav. Ja see hirm ei tee enam sulle ega mulle midagi head, sellepärast peadki sa teadma sellest Claude AI Mastery Workshopist.
täielik süvitsi minek Claude'i, selle tegelike kasutusvõimaluste ja enam kui 10 muu tehisintellekti tööriista kohta toimub sel nädalavahetusel kell 10.00 kuni 19.00 ida aja järgi. Ja nad on olnud piisavalt helded, et teha see minu jälgijatele tasuta, mis meile väga meeldib. Mine registreeru bios oleva lingi kaudu. Üle 10 miljoni inimese üle maailma on juba selles osalenud ja hinnanud seda Trustpiloti lehel tugevaks 4,9 punktiks 5. Vaid 2 päevaga teed põhjaliku uurimistööd Claude'iga, lood oma enda artefakte ja juhtpaneele, koostad täismahus esitlusi, seadistad ühendusi, et automatiseerida igavad ülesanded nagu kogu tööotsingu protsess ning saad praktilise kogemuse Claude Code'iga. Loo kohandatud agente, genereeri tehisintellekti abil visuaale ja videoid ning lahku teadmisega, kuidas panna kogu oma nädal automaatrežiimile. Lisaks on olemas tasuta boonused, nagu 50 salajast koodikäiku, mis muutuvad jumalikuks tööriistaks, täielik tehisintellekti käskude kogu ja isikupärastatud tehisintellekti tööriista komplekti looja. Sind juhendavad Microsofti, Google'i, Amazoni ja Nvidia juhid. 2 päevaga õpid sa asju, mis muudavad sinu järgmised 2 aastat ja kogu elu. Registreeru kohe, enne kui kohad täis saavad. Link on kirjelduses. Skaneeri QR-koodi ja liitu WhatsAppi kogukonnaga enne, kui kohad täis saavad. Sussexi hartsugina, prints Archie ja prinsess Lilibet ei tule homme koos prints Harryga Londonisse, hoolimata varasematest vihjetest, et nad seda teeksid. Nii et sa leiad, et see on nii pretensioonikas. Nad ei ütle bla 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 bla, aga kuulame, mida Meghan Kelly selle kõige kohta ütleb, sest kuigi nende nimed on samad, ei usu ma, et need isiksused oleksid täpselt ühesugused. Tal on toimuvast teistsugune vaatenurk. See ei puuduta valitsust ega kuninglikku perekonda, kes oleks midagi valesti teinud. Tegelikult on probleemiks hoopis Harry ja Meghan ise. Kahjuks ja siinpool ka ma tõesti kadestan teid, et meie pidime nende 2 tegelema. Aga ma mõistan täiesti seda frustratsiooni, mida sa tunned, kui vaatad, kuidas ta jätkab kuninga ja riigi manipuleerimist, kellele ta peaks olema tänulik. Ja mitte midagi muud peale tänulikkuse. Aga ta ei ole. Ta on kibestunud. Ta peab end varupärijaks ja on sellepärast vihane. Ta abiellus kellegagi, kes igal võimalusel keskendub solvumisele ega suuda mõista neid õnnistusi, mida meie maa talle on andnud. Ja kuulub asja juurde, kui ta läheb sinna, teate küll, lõputute etteheidetega selle kohta, millist turvet talle tagatakse. Tal on siin 10 miljoneid dollareid, väidetavad üle 100 miljoni dollari. Ta saab endale oma turvet lubada. Ta ütleb, et neil ei tohi olla relvi. Tead mis? Sul ei ole relvi vaja. Pole olnud eriti palju juhtumeid, kus inimesed oleksid kuningliku perekonna pihta päriselt tulistanud. Sul on vaja ihukaitsjat. Sul on vaja siin endist mereväe eriüksuslast. Kedagi, kes takistaks kellelgi sinu juurde tulemast ja sind füüsiliselt ründamast või olema sinu suhtes liiga peale tükkiv. Sul ei ole mingit snaiprite meeskonda vaja. Ta lihtsalt teeskleb seda. Ja siis avadas ta oma meeskonna kaudu mingi absurdse dokumendi, kus väideti, et tema vastu on olnud vähemalt 6 terroriplaani. Muidugi. Ma mõtlen, ilmselgelt käib see mees lihtsalt oma e-kirju läbi ja otsib üles iga hullumeelse. Me teame seda nalja, me saame su kätte. Nali seisnes selles, et väidetavalt ei saanud ta oma perekonda Londonisse tuua, aga oli võimalus, et ta saab nad Birminghamisse viia. Asi on selles, me kuuleme neid lugusid nii tihti. See on nagu, issand, Buckinghami palees on 70 tuba või beebid, neil on midagi keelatud või tead, meil pole turvet. Ja need lekivad alati. Need lekivad selleks, et luua mingit agendat. Ja see on osa, mida me tihti unustame, võib-olla. See ei puuduta ainult mõnda inimest. See on seotud sellega, et Harry püüab rohkem tähelepanu saada või Meghan mõtleb välja uue strateegia, et teda kogu selles loos ohvrina näidataks. Nad ei saada meile turvamehi. See on nagu, oota korraks, kas me võiksime selle loo üle hetkeks mõelda? Meghan Kelly'l on täiesti õigus. Ta saab ise nende turvateenuse eest maksta. Ja nad oleksid võinud õigel ajal vastata, kui nad tõesti oleksid tahtnud minna. Ja võib-olla, jälle, see kõik on lihtsalt jama, mis välja mõeldakse, sest nad tegelikult ei taha seal olla ja tahavad saada tasu. See on nagu, sa kuuled neid lugusid ja kõik lähevad närvi, muutuvad väga elevile ja paanikasse. See on nagu, me ei tea. Meil pole aimugi, mis tegelikult toimub ja me ei peaks hoolima. See ongi asi. Mitte keegi meist ei peaks hoolima. Pole vahet, kas Harry läheb või jääb Buckinghami paleesse või ei jää Buckinghami paleesse või kas Meghan tuleb või kas lapsed tulevad. See lihtsalt ei loe. Avalikkuse jaoks ei loe see kõik üldse.
See on lihtsalt järjekordne jama, mida meile ette söödetakse, et kõik saaksid paanikasse minna ja seda tehakse viisil, millest me isegi aru ei saa. See võib olla Megani meeskond, see võib olla Harry meeskond, see võib olla Buckinghami palee, see võib olla vale, see võib olla kokku lepitud, see võib olla, see ei loe, see lihtsalt ei loe. Ja me raiskame nii palju aega nende teemade arutamisele, mida meile meedia ette söödetakse, just kui neil oleks mingi tähtsus. Tegelikult pole neil mingi tähtsust, mitte mingit. Ameeriklastele, kes ei ole kursis, siis meie Birmingham asub umbes 2 tunni autosõidu kaugusel Londonist. Nii et ilmselt tegutsevad terroristid ainult teatud piirkonnas riigis. Ma mõtlen, see on täielik jama. Ei, see on nii ilmne, et see on jama. Lõpuks muidugi, tead ju küll, kuningas korraldab talle majutuse, aga sellest ei piisa. Ta ei suuda otsustada. Nüüd otsustab ta, et tuleb kohale. Ja kogu selle asja juures tunnen ma kõige rohkem kaasa Williamile ja Catherine'ile. Sest vaata, mida nad teevad, Pierce. Ma ei pea sulle ega sinu publikule seda seletama. Nad teevad seal igapäevaseid kuninglikke kohustusi. Nad ilmuvad lindilõikamise tseremooniatele. Nagu sa tead, ei ole kuninglik olemine enamasti sugugi ainult sära ja glamuur ning Taylor Swifti seltskonnas viibimine. See tähendab kohalolekut väikestel, tagasihoidlikel üritustel, kus tehakse inimestele head meelt selle üle, et nad on osa kuningriigist. Ja nad teevad seda. Ja nad teevad seda tead väikese pidulikkusega, aga enamasti inimesed ei mõtle nende peale kogu aeg, iga päev. Nii et nemad on selle ohverduse teinud. Ja need 2, kui neil igav hakkab, otsustavad end uudistesse sokutada tavaliselt kuningliku perekonna arvelt. Ja sina ja mina teame mõlemad, miks nad üldse räägivad sellest, et Meghan võiks Ühendkuningriiki minna ja 2 last kaasa võtta. Sest neil on vaja uut Netflixi hitti. Nad on kaotajad. Kõik, mida nad on puudutanud, on pekki läinud. Välja arvatud see üks paljastus kuningliku perekonna kohta, kus Meghan pilkas seda, kuidas inimesed peavad kuninganna ees kniksu tegema ja nad nimetasid kogu Briti avalikkust rassistlikuks ning prints Harry lubas neil seda teha. Tal polnud mingit kõhklust sõimata inimesi, kes ta rikkaks ja kuulsaks tegid. Ja onko ainus põhjus, miks nad tahavad sinna tagasi minna. Et nad saaksid kas Netflixi kaamerad sinna viia ja oma kogemust filmida või siis koju tagasi tulla ja rääkida, kui halvasti neid koheldi. Teate, millest ma tahan rääkida? Ma tahan rääkida Meghan Kellyst, sest ma olen teda palju kritiseerinud, kuna minu arvates müüs ta oma põhimõtted interneti nimel maha. Aga mõnikord on tal ka mõistlikke seisukohti. Mõnikord on tal väga selge arusaam asjadest ja on tore meenutada seda vana Meghan Kellyt. Me pole unustanud seda, et ta valmistas nii paljudele meist pettumuse. Aga vahel on siiski tore kuulata tema loogikat ja ausaid arvamusi mõne teema kohta. Ja ma arvan, et just see toimubki praegu. Näiteks, see paar ei tee seda, mida nad peaksid tegema. Ja kas sa tead, miks nad ei tee seda, mida nad peaksid tegema? Või miks sa tead, et nad peaksid seda tegema? See on nagu, kes tegi teid rikkaks ja kuulsaks? Kes tegi teist kuningliku perekonna? Rahvas. Ja te peaksite rahvast teenima. Just nii on. Te ei peaks oma aega kulutama nende demoraliseerimisele või nende üle irvitamisele või nende kultuuri pilkamisele. Aga just seda nad teevadki. See on minu jaoks probleemne. Ameerikasse kolimine, lahkumine, sa oled Inglismaa kuningliku perekonna liige. See pole nii, et sind oleks sõna otseses mõttes pagendatud nagu 1980-ndatel või midagi sellist. Noh, mitte 1980-ndatel, vaid 1800-ndatel või 1700-ndatel. Sa oled osa kuninglikust perekonnast ja sa võiksid teha seda, mida Will ja Kate teevad, aga sa ei tee seda. Sa teed selle kõik tähelepanu saamiseks. Ja nüüd on see uus lugu Buckinghami paleest ja sellest, et sa ei maga toas. Aga see kõik on lihtsalt meeldetuletus, et inimesed, kellel on suured platvormid ja kellel on avalikkus raha andnud, võlgnevad selle avalikkusele. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.